Ma palun siis Eesti Puuetega Inimeste Kojast Marja Krais-Leoski. Marja, ole hea, tule istu kohe siia kõrvale, siis meil on heliliselt ka kõik ilusasti paigas, nii et ole hea, tule võtta siia istet. Siis palun ma siia Ravimitootjate Liidust Marika Lepaste. Marika, ole hea, tule võtta siit järjest kohe istet, nii et võite järjest istuma hakata sealt. Siis Katrin Unapi. Ja järgmisena siis Tervisekassast Rain Laane. Ole hea, Rain, võtta sealt järjest istet. Siis riigi esindajana sotsiaalkomisjonist meil on täna Karmen Joller. Karmen on kuulanud pingsalt siin juba kõiki neid ettekandeid. Rain võtab järjest ja siis Karmen sinna kõrvale. Ja siis Siiri Ottender-Paasma loomulikult ka Lastefondist. Ole hea, Siiri, tule võtta ka istet. Ja kuna meil tõesti ettekanded on olnud täna väga emotsionaalsed ja väga-väga huvitavad, mistõttu me ajaliselt võib-olla natukene oleme lõhki läinud, siis minu ettepanek on et võib-olla me suudame olla natukene kiiremad, efektiivsemad ja konkreetsemad kui eelmise aasta aprillist koos käinud, ma saan aru, üks komisjon, mis on arutanud uusi kriteeriumeid. Ma ei tea, kas meil õnnestub see, aga vaatame vähemalt. Ja kuna see teema on loomulikult emotsionaalne, inimese tervis on emotsionaalne teema, inimese elu on emotsionaalne teema, siis ma ei tea, kui meil vähegi õnnestub, püüame leida mingisugused konkreetsemad, kuidagi need emotsioonid kõrvale panna ja rääkida sellest, mis teemad on. Ja absoluutselt. Ja nii palju, kui minagi olen kuulanud täna neid ettekandeid, siis mulle tundub, et on vähemalt küsimusi rohkem, mis on üles kerkinud, aga kaks on sellist, mis on läbi käinud. Üks on see sama küsimus, mis on olnud ka meie tänase konverentsi peaküsimuseks, et kui vana on vana, mis puudutab siis kõike seda, mis on seotud rahastamisega, ravimite rahastamisega ja me peame kahjuks just alustama ikkagi Tervisekassaga, et kust ikkagi tulevad need vanusepiirangud, millest täna on siin palju juttu olnud? Saan aru, et ma ei taha, et te mind tsiteerite, siis vastus on see, et vaatame üle need piirangud. Seal muud ei ole, aga põhjust võite otsida, et tegelikult siin lava peal käis ju läbi ja minust Allar ütles väga ilusti, et meil ei ole julgust öelda välja seda, miks me mingeid asju ei tee. Ja siis võetakse juristid ja siis hakatakse ümber palava pudru käima, et me ei saa seda, me ei saa teist, me ei saa kolmandat. Tegelikult on see sama GDP 6,7% on selle juurpõhjus. Täitsa ausalt öelda. Ja siis sõltub sellest, et kas julgetakse seda otse välja öelda, et me ei suuda seda täna sellel hetkel sellisel kujul rahastada. Või siis öeldakse mõni pikem põhjendus. Sealt tulevad kõik vanusepiirangud ja muud, et siis tulevad nagu need klausid, et paneme sisse, et kui sa oled alustanud lapsena, et siis saad elu lõpuni või siis läheb nagu edasi. Tegelikult on see vale. Kõik, kes tahavad kommenteerida kogu seda vanuste teemat, julgelt võib näpu püsti tõsta, püüame sellises vestluse ringis seda siin praegu teha, kes tunnevad, et selle vanusepiiranguga me oleme ajale jalgu jäänud. Ma arvan, et kõik. aga kui keegi tahab... Siiri, on sul soovi kommenteerida seda kõike? Ma juba oma ettekandes ju tegelikult selle küsimuse esitasin, et ma tegelikult tahaks teada, et kuidas ikkagi 25 nagu toimib ja 26 ei toimi, aga Rain vist ei oska sellele praegu vastata. No, ma kujutan seda vastust ette, et sel hetkel, kui kuhugi õigusakti valati see 25 sisse, siis vaadati üle patsiendid, et selle saab sinna panna. See on nagu aus vastus ja ilmselt me oleme eksinud. Karmen, jah. Ma kommenteeriks lihtsalt võib-olla seda riigivaadet, mis minule on avanenud nüüd viimase peaaegu et aasta jooksul, eks ju. Ma olen ju arst ja ma olen olnud alati selle laua teisel poolel ja Rainiga ka teisel poolel, aga enamasti ikkagi samal poolel. Ja ühesõnaga, et Rain viitas siin meie majandusele, meie rahvuslikule kogutoodangule, et Eestis on 6,7% kulutatakse tervishoiule. Euroopa Liidus peetakse sellisest keskmine, kas oli 8-9, midagi sellist. 10 on täitsa hea number, Saksamaa on 13. Ja no USA on vist veel isegi 15. USA on 17, aga seal on advokaadi kulud sees. Just, et seal tervishoid on palju kehvem kui meil. Et ühesõnaga, et üks on tõesti, ja Riina Sikkut siin mainis ka, et raha kindlasti tervishoidu juurde
vaja. Ja siis ta lisas lause, millest mina tegelikult aru ei saa ja mida minu meelest minister ei tohiks kunagi öelda, et mina ei tea, kust see raha tuleb, aga see peab tulema. Et tegelikkus on see, et kui meil oli veel eelmine terviseminister Peterson, kes oli ka sots, ma nüüd räägin juba erakondadest, tühja sellest, eks ju. Aga tema ülesandeks sai siis hinnata seda, kust see puuduv raha võiks tulla. Kas me tõstame maksu või suurendame mingis kohas omaosalus, samas meil omaosalus on niigi päris kõrge meditsiinis ja nii edasi, et on erinevaid võimalusi või teha tööandja kindlustus või neid variante tegelikult on. Et milline see Eesti jaoks oleks kõige parem, see oli tema ülesanne. Ja siis vahetus valitsus ja tuli minister Sikkut, kes pidi selle esitama eelmise aasta lõpuks. Ja me kindlasti järgmisel nädalal sotsiaalkomisjonis küsime, et ma ei tea, Riina, kui sa teada saad, siis Karmen, ma nüüd oma ülemus siin kaitsen selles mõttes, et ma tean, et Riinal on see paber valmis, tal oli see novembrikuus valmis, me aitasime teha ja ta lihtsalt ei ole jõudnud sinna, et see küsimus üle Riinale. Miks ma näinud ei ole, seda tahaks ma teada. Et seal ongi see, et tegelikult see saab kõik alguse ja me rääkisime täna ka 5 miljonit aastas harvikhaiguste raviks. Kuidas see tuli see raha? Ma olin ise selle võitluse keskel, et see tuli sellest, et vähendati suurperede toetusi, mis olid tõstetud, eks ole. Eelmine valitsus tegi toreda otsuse, fantastiline, me hindame lapsi, me armastame lapsi ja suurperesid toetame ja tõstame toetusi. Tõsteti toetusi, aga see tuleb kõik millegi arvelt. Ja nüüd leiti, et riigieelarve ei kannata neid nii suuri toetusi välja, mis on Euroopa ühed suurimad üldse ja võeti sealt raha vähemaks. Muu hulgas sellest rahast tuleb harvikhaigustega laste toetus. Et ses mõttes ja oli poliitikuid, kes väga lapsi armastavad, kes võitlesid selle vastu konkreetselt, mõnitades, sõimates ja nii edasi. See oli nagu hästi räpane võitlus. Ma nägin tõesti seda poliitika räpast poolt, ma pean ütlema. Et ses mõttes alati, kui me otsustame rahastada midagi, siis see kuskilt tuleb, nii nagu perekondadeski. Kui me otsustame osta suure laiekraani televiisori, siis see tuleb millegi arvelt. Me ei saa osta midagi muud, eks ole. Või on peresid, kus see sama televiisor ostetakse laste söögiraha arvelt ja nii edasi. Et alati miski tuleb millegi arvelt ja seda peab arvestama ka riigis. Kuidas on sellega, mis see lahendus oleks? Kas kui me kaotaks ära vanusepiiri? Ma arvan, et kõik oleks rahul sellega, aga mulle tundub, et see vist ei tööta. Vanusepiiri? No me võime igasuguseid asju otsustada, aga me peame mõtlema, kus see raha tuleb. Et nagu Rain ütles, tal seda raha ei ole. Riina ütles, raha ei ole. Et riigieelarvest, nagu ütles kunagi üks poliitik, tuleb see raha. Aga kuidas ta seda riigieelarvest tuleb? Tuleb meie kõigi taskust. Me kõik maksame makse. Ja siis ongi küsimus, et kuidas me jaotame selle raha niimoodi, et kõik kas või midagigi saaksid. 100% ei ole keegi võimeline. Et kui me räägime, me võrdleme tihti ennast Skandinaavia maadega, aga kui palju on seal riikides inimesi, kui palju on siin inimesi. Et tegelikult väiksema riigi ülalpidamiskulud on alati suuremad, kui on suurema rahvaarvuga riigi ülalpidamiskulud. Et me pürgime Skandinaavia maade poole ja ma loodan, me jõuame, vähemalt töötame selle nimel. Et vähemalt seda me tegime, et kus väga palju oli, võtsime vähemaks ja andsime sinna, kus nagu mina ei kujuta ette, milline südametu inimene ütleb, et harvikhaigustega laste raha, et see mulle ei ole oluline, et see olemas oleks. Et ma tahaks näha, kas see inimene suudaks teile silma vaadates ka need samad laused öelda, mida ta ütles seal komisjonis. Et ses mõttes see võitlus ja minu meelest see on kõige õudsem, et tervishoiust ja tervisest on tehtud poliitilise võitluse tanner tegelikult. See on kõige vastikum selle juures. Aga mina olen endiselt peast arst, ma vähemalt püüan teha, aidata. Ja, mina olen suure pere ema, nii et meie toetus ka vähenes ja mul ei ole midagi selle vastu, kui see läheb harvikhaigustele näiteks. Ja see oli ka see põhjus, miks ma ennem sõna võtsin, kui sellest 5 miljoni jagamisest räägiti, et saada aru, et see läheb ikkagi selles mõttes sinna, et me lahendame päriselt sellega seda probleemi, mis meil õhus on, mitte me ei hakka lappima teisi auke selle raha eest. Et minu meelest see on äärmiselt oluline ja see on ka see, mida ma oma ettekande lõpus ütlesin, et ma ootan riigilt seda suure pildi nägemust, et see ei ole nagu suur pilt, kui me ütleme, jagame raha laiali, vaadake ise, mis teete, et see ei ole, sest riik ju näeb kõige paremini, kus kohas on probleem. Ja kui ta nägi, et on probleem, et on vaja see üks raha võtta ühest kohast ära,
panna see harvikhaigustega lastele, siis ta ju teab, kus kohas on probleem, et ärme hakka seda raha siis nii-öelda valesse kohta sättima või auke lappima, mis tegelikult on kellegi teise ülesanne juba riigi poolt pandud. Ma olen nii nõus sellega. Nii nõus, et ma tegelikult hästi, kui te ka võtsite sõna, et võiksite kirjutada mulle, mis selles määruses valesti on, et siis ma tahaks nagu ka aru saada. Väga head märkused olid need, mis te enne ütlesite. Aga siiski selle vanuse juurde tulles, et ma saan aru, raha kunagi ei ole piisavalt, nii nagu meil on ka see kõlama jäänud, et küsimus on ikkagi, kuidas selle juures see süsteem paremaks saada. See on ju kõigi meie soov, et kui me nüüd oleme ühisel meelel, et see vanuse teema ei tööta, et kuidas siis minna siit edasi selle kogu see raha juures, et see töötaks ikkagi, ma ei tea, juhtumipõhiselt või mismoodi see peaks siis toimima, et see ravim oleks ikkagi, et see ei oleks nii, et 25-aastaselt töötab, 26-aastaselt justkui nagu enam ei tööta. No, mina saan aru, et iseenesest riigil on mingid paberid siis kuskil valmis, mida siis ei mingil põhjusel üksteisele näidata, aga äkki siis nüüd kohe varsti näidatakse, et tegelikult see ongi see plaan, millest ma räägin. Et selge, et täna me oleme siin seisus, me oleme pidanud tegema näiteks valikuid, et piir jookseb 25. või 32. või teisest eluaastast. Aga meie vajadus on tegelikult sellised, et vaatame siis otsa, et täpselt, et nagu te ütlesite, et milliseid variante siis oleks, mida siis tegema peaks ja siis me saame ju edasi mõelda. Et ma olen nagu hetkel ikkagi optimistlik, sest ma sain aru, et need nüüd kohe siis millalgi ilmuvad. Siiri? Mina tahan selle 5 miljoni kohta lihtsalt seda öelda, et see on ääretult tänuväärne ja väga tore, et üldse on nüüd kuskilt mingisugune raha leitud. Aga ma arvan, et me peame selle harvikhaiguste teema siiski nagu riigina ära lahendama, et see ei ole nagu me ei saa hakata harvikhaiguste ravi rahastamist lahendama heategevusorganisatsioonide kaudu. Et see ei ole päris nagu, see päris nii ei peaks käima, et meil peaks ikkagi olema ka mingisugune plaan ja see plaan või see 5 miljonit ei saa nagu vabastada Tervisekassa ravimite osakonda siis nagu edasi töötamast, eks ju, et mis on minu kui heategevusorganisatsiooni esindaja mure on see, et kui meie läheme sealt näiteks midagi taotlema ja midagi saame, siis meile tullakse öeldakse, et nüüd on see teie probleem, lahendage. Me oleme raha andnud. Et see ei saa nagu lõppeda sellega, vaid me peame ikkagi harvikhaiguste rahastamiseks, meil peab olema mingisugune mõistlik plaan riigina. Siin natuke vaidleks vastu. Ma arvan, et heategevusorganisatsioonid ka haiguste ravis on tegelikult tugeva ühiskonna tunnus ja inimestel peab olema võimalus ka aidata, kui see on neil võimalik, selles mõttes, et harvikhaigused on väga kallis, see on isegi rikkale riigile väga kallis. Ja kui on meil olemas Eestis inimesi, kes on valmis toetama, siis mina arvan, et see peab jääma, nii nagu Rain ütles, see on sild, aga ma nõus olen, et see ei tohi asendada. Ja just, et ma ei pidanud silmas seda, et näiteks lastefond peaks uksed kinni panema, ei ole plaanis ja ilmselt ei ole see võimalik õnneks või kahjuks. Aga ma pidasin silmas seda, et meil peab olema ka riigina ikkagi harvikhaiguste rahastamiseks täna plaan, sest et see 1061 päeva, millega me oleme, sõna otsa mõttes Rumeenia on pärast meid veel, eks ju. Et kas keegi oskab mulle selgitada, miks see number meil ikka nii suur on, et kas Eesti on tõesti nagu nii kehv võrreldes kõikide teiste riikidega, kes sellesse tabelisse märksa ettepoole on jõudnud? Rain, soovitad kommenteerida? Ma võin eraldi sulle, Siiri, sellest rääkida, aga lühivastus on see, et see on kompleksne asi. Et päris niimoodi me ei saa teha, et me ütleme, et me võtame kõik ilma taotlusteta vastu, lihtsalt kirjutad ja paneme ja siis maksame. Päris nii ei saa, seal peab mingi süsteem peab olema. Me oleme üritanud seda lihtsustada, me saame suurepäraselt aru sellest, kui on 1 või 2 või 3 või 10 patsienti, siis see rahvusvaheline ravimitootja ei ole talle see prioriteet number 1. Aga me enda arvates oleme seda lihtsustanud ja siin me ilmselt jääme eriarvamusele, et kas 7 lehekülge saab kirjutada 5 kuud, saab seda kiiremini teha ja kas enne seda 1,5 aastat ollakse kinni hinna läbirääkimistes. Meil on Ravimitootjate Liidu esindaja olemas siin täiesti. Te kohe võimalik kommenteerida, kuidas on selle? Võib-olla ma alustan natuke kaugemalt, et me Ravimitootjate Liiduna oleme teinud ettepaneku just harvikravimite kontekstis, et selleks võiks olla eraldi eelarve.
et kust läbi mille siis neid harvikravimeid rahastatakse. Loomulikult tekib siin küsimus, et kust see eraldi eelarve siis tuleb või kust see raha tuleb. Aga samas, kui me ei hakka vaatama kulusid tervishoidu kui investeeringut, kui meil poliitiliselt ei tule seda tahet, et tervishoidu on raha juurde vaja, ma olen absoluutselt selle poolt, et kaitsekulutused peavad olema kõrged meil siin riigis, aga ükski haige inimene ei kaitse meie riiki, et kulusid ei saa vaadata. Tervishoid on üks sektor, me võime seal kulutada, me hoiame kuskil mujal oluliselt kulusid kokku, et see on nagu hästi oluline, et me hakkaksime laiema pildina vaatama ja me ei saa mõelda kogu aeg, et eelarve sees oleme, et me peame Tervisekassa kulusid siin optimeerima, kuskilt kokku võtma, et see ei lahenda meie probleemi. Kuidas nende läbirääkimistega siis ikkagi on? See on ka asi, mida ju kõik vaatavad kõrvalt ja täpselt aru ei saa, mismoodi see toimub riigi ja ravimifirmade vahel. Ja, et ma olen ka sellega Rainiga nõus, et väga suur aeg läheb seal tõesti hinna läbirääkimiste peale samamoodi ravimitootjatega ja tegelikult kui on ravimitootja olemas Eestis, kellega on läbi rääkida, siis see on väga suur võit, et me saame neid taotlusi siis esitada, sest tootjad tahavad tegelikult taotlusi esitada. Samamoodi me teeme neid hinna läbirääkimisi ja miks ma näitasin tootjate nagu olulised on need kriteeriumid, eks ju, Aisser lävendid, et kui ei ole võimalik seal hinnas nii palju alla tulla, et siis lihtsalt see ravim ei jõua patsiendini, et kui Tervisekassa teeb nii-öelda sellise otsuse, et jah, ravim saab rahastuse juhul, kui hind jõuab selle piirini, aga kui see summa, allahindluse summa on väga suur ja sellel ei ole reaalset katet, et ravimitootja ei saa nii alla tulla, siis see ravim ei jõua patsiendini. Et seal on. Tervisekassa lihtsalt ütleb, et siin on meie piir ja siit me enam ei tule ja keegi jääb ilma sest ravimist. Teate, ma võin ühe näite tuua. Siiri, anna andeks. Ma arvan, et te tegite väga hästi ja kõik need, kes annetasid, et kui oli see Annabelli juhtum 2 miljonit, see oli SMA 1, eks ju. Oli 2 miljonit, ta käis USAs tänu teie abile, käis ravil, siis see oli selles mõttes siuke lakmus ühiskonnas. Ja kui te panite tähele, siis tekkis nagu selline natukene kurb diskussioon. Tekkis selle koha pealt, kus lõpuks öeldi, et teate, need, kes annetavad, on väga head. Teised, olge lihtsalt tasa. Aga tekkis see nagu grupp inimesi, kes ütles, et kulge, et see hinnanumber on liiga kõrge. Natuke käis see ravimitootja pihta, natuke käis see kogu ühiskondliku mudeli pihta. Ja nüüd, kui ma utreerin seda küsimust edasi, et kust maalt saabub see number, et see on liiga palju, et me ütleme ei. Inimelul ei ole hinda. Tegelikult ei tohiks öelda kunagi ei, aga siis tekib see sama küsimus, et siis võib ju teoorias, ravimitootjad, võib ju küsida täiesti ulme kosmost. Ja siis tekib see küsimus, et kuhu maani sa lähed. See on see ühiskondlikkuse rikkuse küsimus. Meil on täna need numbrid on nagu paigas ja selle kriitika ma võtan omaks, et nad on liiga kauaks jäänud selle samale tasemele, kus nad on olnud. Et seal on see sama lugu, et kogu aeg on, ja see on hästi halb vabandus, Rain, ma tean seda, et sul on maja põleb nagu teisest otsast heledama leegiga, eks? Ja siis sul on mingi asi paigas ja siis kui palju sul on seda julgust või siis meelekindlust, et kuule, me peame seda kohta nüüd hakkama ja siin järele aitama, sellepärast, et kui me seda ei tee, siis me oleme mingi aja pärast palju halvemas seisus. Ma toon ühe näite, vabandust, võtan 20 sekundit veel, et me teame, meil on Pildipank, väga hästi toimiv teenus. Ja Pildipank 10 aastat töötas ja Tervisekassa maksis sellest 8 senti per pilt. 10 aastaga kogu see IT läheb vanaks. Ja siis nad tulid ja ütlesid, et aga nüüd me tahaksime saada teenuse pakkumise korras 2 eurot pilt, enne oli 8 senti. Siis oli 1,27 ja ma mäletan, ma läksin nõukogusse ja me täna maksame 80 senti pilt ehk 10 korda rohkem. Ma sain nõukogus ikka täiega pragada, et Rain, mida sa teed, et sa tuled ja sa tõstad teenuse hinda, mis on suurepäraselt toiminud, sa tõstad äkki 10 korda. Siis ma sain aru, et see oli meie viga, et me iga aasta ei pannud sinna raha juurde. Ehkki 10 aastat elasime ära, aga sealt tuli see piir. Ja sama on ka ravimitega, et sellepärast
seal samas töörühmas läbi räägime, tahame seda uut numbrit sinna sisse panna ja siis jälle, ma julgen selle välja öelda küll, et see põhjus, miks see kõik nii aeglaselt läheb, on see 4-täheline eestikeelne sõna, mis hakkab R-tähega ja lõpus on A, eks ju. See on see põhjus. Üks asi veel, me peame sellest ka rääkima, sest et see on ka läbivalt käinud täna meil erinevatest ettekannestest läbi see lause. Ravimi hind ei korreleeru saadava kasuga, mida on ühel lapsevanemal väga-väga valus kuulata. Kust see tuleb? See tuleb meie kirjast ja siis ma ei tea, mul on see karmavõlg on nagu nii suur, et siis jälle saan oma naabrit tänada, kes kirjutas mul ettekande teema ja siis ma võtsin lahti, et mida tähendab sõna korreleeruma ja korrelatio muideks kreekakeelsest sõnast tuleb. Meil Allari Jõksi vist ei ole kahjuks, et saaks muidu nagu igale sõnale definitsiooni hinnata. Et me ei julge kirjutada vastused. Sama asi, mida ma ütlen, et inimelul ei ole hinda. Ja me ei saa kirjutada vastusena, me ei rahasta sellepärast, et meil ei ole raha või et meie GDP-st ainult 6,7% paneme tervishoidu, et mina ei tahaks niisugust kirja saada. Saad veel hullema kirja, millest sõnades aru ei saa. Ma saan aru. Ja, aga võib-olla... Rahust ei ole kasu piisavalt, kui ütlete raha ei ole, see on palju lihtsam. Täpselt. Teate, ma ühe asja ütlen veel, et kui ma tulin, siis ma kohtusin esimest korda elus, varem ma ei teadnud niisugust sõna, eestikeelne sõna, kulutõhus. Mulle üldse see sõna ei meeldi. Ja me oma arengukavas asendasime selle sõnaga otstarbekas ja siis panime sinna tärni juurde ja siis seal rea all kirjutasime, et ta on tõenduspõhine ja kulutõhus. Et sealt see, nagu see kombinatsioon tuleb. Nagu me kuulsime eelmise aasta aprillist alates on juba töörühm koos käinud, arutanud neid teemasid, et kuidas alguses me käisime tihedamalt koos ja alguses meil oli nagu lõbusam selles mõttes, et me rääkisime põhimõtetest, rääkisime ideedest, rääkisime ideaalidest ja siis kui me hakkasime numbriteni jõudma, siis see kokkusaamiste nagu kordade arv nagu natuke vähenes ja siis see jutt jäi see nagu vaiksemaks ja see kohtumised jäi nagu lühemaks. Siiri. Ja ma küsin nüüd selle küsimuse, mis ma enne küsisin Ravimitootjate Liidu käest, et aga mõni klinitsist, te olete nagu teadlikult jätnud välja, et ei tekiks seal, Professor Uunap, olete teie käinud seal? Ei ole. Et miks te välja olete jätnud? Ma arvan, et peaks kutsuma. Ei, tegelikult on seda korduvalt seda ettepanekut tehtud, et ma puudutan nüüd seda erandkorras taotlust. Ja võib-olla otsapidi jõuab see küsimus ka Ravimitootjate Liiduna, et minu praegune tänase päeva kõige suurem dilemma on seotud ühe konkreetse patsiendi looga, aga ma olen sellega ka varasemalt kokku puutunud, keda ongi Eestis ainult üks. Ma vajan talle harvikravimit, nagu alati ta on Euroopa Liidus registreeritud. Ma erandkorras taotluse sain juba eitava vastuse, aga ravimite maale tuuv firma ütleb mulle, et ma ei ole huvitatud selle taotluse esitamisest tervishoiuteenuse. See ei ole mulle kulutõhus sellele ühele patsiendile seda küsida. Ma isegi eile uurisin välja selle hinna, vaatasin seda esimest korda ühel teisel põhjusel, et ta on suhteliselt väikese hinnaga. Mingi oli see hind umbes, ta jääb aastasse 20-30 000 kanti, mis ei ole üldse kallis ja ma saan ka aru, et see on täpselt selline hind, mille juures see üks firma ei taha kogu seda paberimajandust teha. See on hästi tõendatud ravim. Et tegelikult ma võiks teha erandkorras taotluse sellele ja see probleem oleks nagu lahendatud. Et minu nagu küsimus ongi see jälle, et millal tuleb seaduse muudatus, aga tulles nüüd selle komisjoni juurde, ma olen ka teinud ettepanekuid sellistel haruldastel juhtudel. Arutame siis koos seda juhtumit, millise lahenduse me leiame. Leiame selle lahenduse. Iga aasta, kui me siin konverentsil käime, siit on mingi 1 või 2 head mõtet on ikkagi ära tehtud ka. Nendest väga palju ei räägita, aga Siiri on ju iga aasta mingi 1 või 2 asja me siin lepime kokku ja oleme ära teinud. Väikeste mööndustega. Et kõik asjad ei lähe nii kiiresti, nagu me algselt soovime, aga nad ikkagi liiguvad. Eelmisel aastal oli jutt sellest, et me peame midagi muutma. No näed, te olete juba koos käinud korduvalt ja arutanud ja ma saan aru, et asjad on muutumises. Ja see patsient on 31-aastane täiskasvanud, samamoodi on tal see küsimus, et kui vana on vana, et mitte ravida ja mingis mõttes on see aegkriitiline teades selle haiguse omapära, et veel paar aastat veel ja meil ei ole mõtet seda enam alustada, meil on juba liigestes kahjustused olemas.
Ja, et samamoodi Ravimitootjate Liiduna me ka räägime seda, et võiks olla see patsiendi põhine soodustus, see peakski olema see, et ka müügiloaga ravimitele see tuleks, et see on see kindlasti muudatus, mis vajalik on. Ja see on ka jälle ehe näide selleks, miks on nii oluline, et ravimitootjaid oleks võimalikult palju siin Eestis ka olemas, et kui nad ongi kuskil kaugelt ja see siis võibki juhtuda, et nad ei ole selle taotluse kirjutamisest huvitatud. Mis aga on nüüd kindlasti lahendus nagu pikemas perspektiivis on see, et Euroopa Liidu üleselt on selline nagu EU HTA hindamine, mis hakkab juba järgmisest aastast. Kõigepealt onkoloogilistele ravimitele ja aastast 2027 kõigile harvikravimitele, mis tähendab, et tehakse ühishindamine kliinilise efektiivsuse pealt. Ja võt see on see raport, mis ilmub siis kuskil 40 päeva pärast seda, kui Euroopa Liit on andnud Ravimiameti, kus vaadatakse päriselt siis seda ravimi efektiivsust ja seda raportit saab siis võtta aluseks tegelikult ravimite rahastamisel ja harvikravimite puhul pole ka täna seda nõuet, et see peaks olema eestikeelne. Ehk et kui see on see, mis protsessideks lihtsamalt, et ei pea üldse enam mingit taotlust, vaid esitataksegi see raport, esitab arstid selle patsiendi numbri ja selle Eesti situatsiooni, siis see teeks seda hästi palju lihtsamaks. Katrin, on nii? Jaa, see teeks kindlasti hästi palju lihtsamaks, sest ma tõesti räägingi nendest ultraharuldastest, kus meil on üks patsient või maksimaalselt 2 patsienti ja meil on väga suur muidu proaktiivne praegust aeg, mis läheb ka selle 7 lehekülje kirjutamisele, sest ikkagi sa loed ju kõik kirjanduse läbi ja seal on vaja koostada see tabel, kus sa iga publikatsiooni peale näitad, mis on konkreetselt tõenduspõhisena näidatud, mis on sellel vormil olemas. See on tegelikult aeganõude tegevus. Minul on üks küsimus ravimitootjatele, Katrin, võib-olla sa oskad ka vastata, et mina olen aru saanud, et me ei erine nagu väga palju teistest riikidest, sest teistest riikidel on samasugune protsess, et kes ei võta nüüd nagu Saksamaa otse e-maast nagu üle. Et neil on ka vaja taotlust teha. Kui sa oled nüüd ravimifirma ja sul on vaja taotlust teha, kas need taotlused ei ole nagu sarnased või kas seal on täiesti teine kosmos või et kui sa oled ravimifirma, sa oled taotluse teinud Leedus ja Sloveenias ja Slovakkias ja Tšehhis, et kas sa sealt ei saa kuidagi copy ja paste'i teha vähemalt mingis osas? Või on need täiesti erinevad maailmad? Ma võin tootjatena vastata, et hästi lihtne oleks teha taotlust nii, et sa võtadki selle kliinilise uuringu, selles olev võrdlusravimi ja kirjutad need andmed siis kokku sinna taotlusesse, aga päriselu on teistsugune. Päriselus on see, et Tervisekassa hindab ravimi efektiivsust täna kasutusel oleva ravimiga. Aga me oleme nii paljudes valdkondades nii palju maha jäänud, et see täna kasutusel olev ravim ei lähe absoluutselt kokku sellega, mis oli kliinilistes uuringutes. Ehk et esitada see kliinilise uuringu data on lihtne, aga leida seda datat, mis tõestaks, et kuidas ta aitab nüüd selle võrdlusgrupiga, mida kuskil mujal enam ei kasutata. Just nimelt, sest ravimikomisjon, kui Euroopa Ravimiamet teeb hinnangu, siis tema vaatabki seda, kas seal uuringus see ravim andis rohkem kasu kui kahju ja teeb selle põhjal hinnangu. Kui meie lähme taotlema, siis me peame tõestama seda, kuidas ta on täna versus standardravi. Ehk et kui me mõtleme nüüd harvikhaiguste peale, mis see standardravi seal täna üldse on? Et ja kui kulus ja kuidas me võrdleme ja meie tootjatena meile öeldakse, et see on teie asi ära tõendada see, kui me ütleme, neid uuringuid ei ole, neid mitte kunagi ei tule, sellepärast et meie riik on maha jäänud teatud kohtade peal ja teistes riikides tõesti tehakse ka lahendus see, et kui on näha, et arst ütleb, et seal on vajadus, neil on ravipraktika olemas ja nad ei pea tõestama nagu, et on statistiliselt, kliiniliselt olulised erinevused, nad saavad rahastust, aga meie ei saa. Kuidas nende taotlustega? Jaa, ma ei tea küll kogemust, et mina kui arst saaks küsida Läti või Leedu kolleegide käest seda taotlust, seda ma nagu rakendada ei saa, kuigi me oleme seda teemat tõstatanud ja ma olen seda teemat tõstatanud ka Euroopa Liidu tasandil, et tekiks selline ühine vorm, nii nagu sa nüüd räägid, 2027 mul on väga hea meel, et see tuleb. Et mina ikkagi, kui ma olen kirjutanud ise neid taotlusi, siis ongi see, et ma võtangi kõik need kliiniliste katsetuste tulemused ja kõik publikatsioonid, avalik informatsioon, mis on kättesaadav, mida on kirjutatud selle ravimi kasutuse kohta. Ehk siis minul kättesaadav informatsioon on ainult see, mida on siis PubMedis avaldatud. Ja selleks sa pead tegema ikkagi otsingud, lugema need artiklid läbi, lükkama ta sinna tabelisse, mis on sellel vormil ja tooma punkthaaval välja, kuidas on näidatud seda tõenduspõhisust. Ja loomulikult, kui me teeme esmastaatlust Eestile, siis meil ei ole Eesti kohta andmeid välja arvatud siis, kui lastefondiga on
on seda tehtud, et praegusel hetkel me koostame, me loodame, meil õnnestub märtsi lõpuks Eesti arsti ära kirjutada. Üks meie tubli üliõpilane kirjutab Kevinist kokkuvõtvat lugu ka ülevaatega uutest Duchenne lihasdüstroofia raviviisidest, et näidata kas või eesti keeles, millised on meie tulemused. Et see oleks nagu objektiivselt paberil täpsete mõõtmistulemustega. Marika näitas täna ettekandes neid ettepanekuid, mille Ravimitootjate Liit on nüüd teinud, et mis puudutab uusi kriteeriumeid. Rain, kaugel nende diskussioonidega ollakse? Ma arvan, et need kriteeriumid on meil nagu ühine looming, et tähendab välja arvatud muidugi need toredad ettepanekud, et teeme 100-st 400 ja 300-st teeme lõpmatuse, et neid ma pean natuke seedima, et neid vist 1 aastaga ära ei lahenda, aga eks nad selle mõttega on ka tehtud. Aga siiski, et aasta pärast istume siin ja võime rääkida, et on uued kriteeriumid ja need kehtivad? Ma ei saa seda lubada, sest et mul on siin seadusandja on kõrval, eks ju. Kohe küsime tema käest. ja siis ma ei saa nõukogu eest, nõukogu meil ei ole kummitempel, et nõukogu teeb meil otsuseid ja me saame nõukogule teha ettepanekuid ja siis lõpus, kui tervishoiuminister, kes on juhtumisi ka nõukogu esimees, on nõukogu arvamus ära kuulanud, siis ta läheb valitsusse väga paljude ettepanekutega ja siis ma ei kadesta Riinat sellepärast, et tal on vahest niisugune rollide konfliktsus on, et nõukogus on ta küll väga hea ja sõber ja meie poolt, aga ministrina 2 tükki, rahandusminister on ka, et teel meie juures Toompeale nad pahatihti muudavad meelt. Eriti kui rahandusminister räägib seda seisu, mis sellest suurest rahakotist vastu vaatab, et siis need otsused võivad ka muutuda, et ma lubada ei saa, aga me töötame selle nimel. Ja siis meil on häda on nagu sellega, et kui me selle uue kriteeriumi valmis saame, mis iganes number sinna tuleb, meil on 2 muret sellega. Üks on see, et on mõned tõhusad ja väga aitavad ravimid ja ühte me oleme täna siin kuulnud. Ja ta ei mahu sinna kriteeriumi sisse ja siis tekibki küsimus, et mismoodi me selle lahendame. Ja seal on natukene, ütlen ausalt, natukene hirm see, et kui me teeme otsuseid, kui me teeme kriteeriumid ja siis me teeme erandeid, mis ei mahu sinna kriteeriumi sisse, siis hakkab kehtima printsiip, et erand kinnitab reeglit. Siis seal kriteeriumil väga mõtet ei ole enam. See on nagu see takistus, et ja ma saan aru nendest patsientidest väga hästi, et see on harvik või ultraharvik ja seda on 1 ja siis sa teed selle otsuse. Ma ütlesin, et me ei tee emotsionaalselt põhjalt otsuseid. Ei peaks tegema. Vaata, tervishoius on ka see asi, et väga sageli need ennetavad sekkumised ei ole kulutõhusad. Kui me räägime kulutõhususest, et tulud ja kulud või et näiteks on teatud ennetusmeetodeid või ka ravimeid, mis ise on oluliselt kallimad, kui ma räägin rahast, eks ju, me ei saa mõõta heaolu rahas kuidagi pidi või ühelgi skaalal, aga ma toon väga julma näite, et ütleme, vähiravid on väga kallis ravi, me suudame inimese terveks ravida, ta võib-olla jääb osalise töövõimega näiteks, aga kui me ei raviks, ta sureks lihtsalt ära. See on nagu nii julm öelda niimoodi, et tegelikult neid otsuseid ei saa teha ainult rahast lähtuvalt. Ja väga sageli me oma tervishoius peame rahaliselt nagu peale maksma ja ühiskonnana peale maksma. Ja harvikhaigused on kindlasti üks see osa, kus ühiskond tegelikult peab peale maksma. Sellepärast, et loomulikult on olemas ka neid väga efektiivseid, tõesti Kaftri on vist, ma arvan, üle aegade üks efektiivsemaid harvikhaiguste ravimeid või ma eksin äkki või ma ei tea. Aga sageli on ikkagi, millega on harvikhaigus seotud, terve pere on selle lapse, täna kõlas väga palju sõna võitlus. See ongi võitlus ja terve pere on selle lapsega seotud, see laps saab suuremaks ja nii edasi. Seal kaasnevad arenguprobleemid, psühholoogilised probleemid, omaste hoolduse probleemid ja nii edasi. Et seal on nagu nii palju selliseid muresid ja see ongi üks suur võitlus ja see, mida need pered teevad, minu meelest see on lihtsalt fantastiline, et mul on ka mõned nimistus, mõned need sellised patsiendid, kes on väga haruldase haigusega ja kuidas need vanemad
hoolitsevad nende laste eest, nad ei ole nõus loobuma või alla andma, et see on uskumatu, milline jõud on nende perede sees. Ja rahaliselt, kui ma oleks selline külm kalkulaator, siis ma ütleks rahaliselt ühiskonnale, see tegelikult võib-olla ei olegi nii kasulik, et mõni efektiivsem ravim on, eks ju, aga teiselt poolt ei ole. Et me ei saagi tegelikult seda kõike rahas mõõta, aga paraku ühel hetkel see raha on, mis hakkab meid piirama. Et kui see oleks minu teha, ma võtaks kogu maailma raha ja kasutakski haigete inimeste ravimiheks, on ju. Aga me kõik unistame sellest, et siin ongi vaja see tasakaalupunkt leida ja see on nii keeruline ja tihti on tõesti siis see poliitika, kus jälle üks otsustab, et ta teeb selle otsuse, võtab siit hoopis raha ära, paneb teise kohta, et see on selline väga tobe mäng. Meie aeg on kahjuks otsa saamas. Mulle tundub, et me mingisugused asjad siin saime nüüd nagu paika või ei saanud või et ma saan aru, et asjad liiguvad edasi, võrreldes vähemalt aasta tagasi, kui me istusime siin kõik koos, olid asjad minu natukene kaugemal, kui me oleme täna. Aasta on küll pikk aeg, aga mine tea, mis järgmisel aastal kõik aset leida võib. Igal juhul aitäh kõigile, kes te tulite, aitäh, meil läks aeg küll kõvasti üle, aitäh, et te jätkuvalt jaksasite, oli üks emotsionaalne ja väga huvitav päev ja 29. veebruar harvikhaiguste päev, täna saame seda siis tähistada. Miks mitte tähistada seda? Aitäh kõigile tulemast. Just. Ja ma saan aru, et siin tegelikult on vist õhtusöök juba serveeritud, nii et kõik, kes saavad, siis jätkavad.